Bloogirahvas. Mina olen praegu praami peal, sõidan mandri poole tagasi. Just lõppes minu jaoks üks väga tore naistepuhkus Hiiumaal. Minu esimest korda Hiiumaal käik oli see. Tõesti tore oli, nii tore kamp sai kokku, nemad on tegelikult homseni siin. Aga mina lähen Preveniga Lottemaale ja ma mõtlesin, ma pean selle vlogi kaamera kätte võtma, sest mina olen sellest Lottemaast üliõhilas, mulle väga meeldib Lotte ja üldse see kõik see temaatika ja mul on tunne, et sellest saab väga-väga tore päev. Kell on 6:30 põhimõtteliselt saamas, mina ärkasin tund aega tagasi juba, sest mul oli vaja asjad kokku panna ja sõitsis siia sadamasse, oli ka siuke mingi 10-15 minutit äkki. Nii et ma olen täna väga-väga varajane. Ma nüüd olen dilemma ees. Kas minna ülesse, teha arvutistööd või üldsegist olla autos ja proovida natuke magada. Ma natukene kardan, et kui ma jään autosse ja ma jään reaalselt magama, see tähendab seda, et äkki ma ei ärka ülesse, kuigi vaevalt nagu ma ei taha kellelegi nagu ette jääda, see oleks suht mark. See oleks nii mark. Täitsa kaalun üles minemist. Saaksin arvutis mõned asjad veel tehtud selle tunni ajaga. Tund 15 sõidab Hiiumaalt siis tagasi mandrile. Ja ühesõnaga saab natukene asju kaelast ära. Aga nii tore, et ma sain Hiiumaal käidud, kuigi ma Hiiumaalt ise väga ei näinud. Ja ma olen üldse selles nädalavahetuses nagu nii excited sellepärast, et eile siis tulin Hiiumaale, mis siis ma sain siin väga põgusalt olla, ma olin käinud üks öö ja me jõudsime tegelikult eile siia, ma ei tea, mingi 6 aeg äkki, 5:30 jõudsime sadamasse, nii et ma väga palju ei jõudnud olla, ja täna hommikul pidin juba vara ärkama, teised muidugi kõik magasid, mina ainsa varajase linnuna siin juba üleval ja teel mandri poole. Täna põrutame Keiliga ja Preveniga kohe Lottemaale, sest et see on siis Keili töö poolt nii-öelda perepäevana. Ja 3. homme ma siis saan natukene selles mõttes puhata, et ei pea kuhugile minema, aga mul on hästi palju tööd uue hooaja ettevalmistamisega ja kõik need promod ja asjad. Pluss ma olen praegu veebilehe tegemisel Boom Studio jaoks, mis on võtnud lihtsalt ulme aja juba praegu, aga vaikselt loob, sest ma hakkan juba seda programmi selgeks saama ja asjad tulevad natuke sujuvamalt, kui alguses see oli nagu täiesti müstika. Ja pühapäeval on siis meil päevakeskuse kokkutulek, mida ma ootan nii väga, sellepärast, et üle pika aja näeme jällegist nende inimestega, kellega me koos kasvasime ja ühtlasi ka siis meie noorteka juhti. Vot nii. Nad pakkisid mulle täiega süüa kaasa, mina tegin eile sinna banaanileiba ja siis ma võtsin küpsise taigna kaasa ja ma sain selle vormi tagasi koos erineva manšiga, mis siis kõik olid kaasa teinud ja värki. Ja siis mõtlesin, ma hoian raha kokku ja hakkan praegu siis eilset makaronisalatit sööma, nii et head ise mulle. Mina olen täiega see inimene, kes hommikul kohe ärgates tegelikult tahab süüa. Nii et see on praegu täiesti õiges auku ja hinnad on suht kallid nagu seal üleval. Nad saavad küsida täiesti arusaadavalt. Aga eile ma sain siis sinna minnes ühe Caesari salati, mis oli tegelikult väga hea. Või selles mõttes, ta on nagu halb. Seal oli nagu just suke nagu värske kraam sees, mis mulle meeldis. Aga nii, et ma praegu hommikul saan põhimõtteliselt täiesti ilma lisaraha kulutamata süüa. Autos kõhu täis. Ideaalne minu jaoks.
teate, mul on üks tore asi veel teile näidata, ma näitan teile kohe ära. Kardan, et muidu läheb meelest. See naiste kokutulek oli siis minu küünatehniku poolt nii-öelda korraldatud, organiseeritud ja nagu see ei ole lihtsalt võimalik. Kingitus meile kõigile. Kõikidel oli siis täpselt selline pakike, kus sees oli siis raamat. Saime ise valida 3 raamatu puhul, mina valisin siis Roosi Siberi lood. Ma ei mäleta, mis teemalised need teised olid. Üks oli ka mingi Venemaa, eestlased Venemaal teemaline. See 3. oli mingi Kihnu saarega seoses. Ühesõnaga, see nagu tundub asi, mis võiks tegelikult väga-väga huvitav olla. Iseasi nagu, millal ma reaalselt selle kätte võtan niimoodi. Aga ma millegipärast arvan, et mu vanaema võib see väga huvitada. Siis me saime 24/7 Fitnessi poolt joogipudelid. Siis me saime rõõmašaasi kinkkaardi ja Posu Luuvi testreid ja siis täissuuruses Luuvi meekreemi täiesti jumaliku lõhnaga ja nagu mõelge, mis orgunni, mis see nõuab nagu, et nagu saada selline kinkekott nagu toetuste näol kokku. Täiesti ajuvaba minu arust nagu. Palun vaadake lihtsalt. Nii tänulik. Aitäh sulle, Siku, ma tean, et sa vaata mu vlooge. Nagu tõesti nii tore oli. Aga nüüd rohkem juttu siit praegu ei tule. Ma lähen ikkagi, võtan selle arvuti kätte. Olen natuke kasulik ka, kui juba siin varakult on tõustud. No nii, mina jälle autos, aga seekord tagaistme. Preven ka siin kõrval. Lehvitega. Kelsu on eesismäel roolis. Issakene, olen tegelikult suht väsinud. Peaks võib-olla pärast mingi kohvi peale mõtlen või selle batteri, selle apelsini maitselise mahla peale, et see on nagu hea booster. Aga nagu näha, siis ma vahetasin kodus ruturiided ära, panin lihtsalt mingisuguse kleidi selga, mis kõige esimesena kapist ette juhtus ja jõudsin asjad autost lihtsalt tuppa viia ning juba olemegi teel, täiesti haige. Täna on nii palju sõitmist, aga ma arvan, see on täiega seda väärt. Mina küll väga ootan seda Lottemaad, sest et mulle see Lotte... Ja. Mina võtsin suunõusu. Mulle see Lotte esimene osa väga-väga meeldib. Ma neid teisi olen vaadanud ilmselt sellise poole pilguga nii-öelda, aga issand, see auto on täiesti hull ju. Aga ma olen mega excited. Preven, kas sa oled ka excited? Kas sa oled põnevil? Ei ole põnevil või? Miks? Sa ärkasin natuke paha tujuga või? Miks? Ei tea, jah. Mina, emme ja tädi Kelsu oleme küll väga põnevil. Meie küll tahame minna. On ju, tädi Keili? Me andsime Preveniga siin hot dogi, sest et me saime seal Circle K mängus -50%. Ja jah, eks sõidame kohale ja vaatame, mis koha peal on. Preven, sa oled ka tegelikult põnevil. Mida värki? Ja sellest Hiiumaast nii palju, et kõige rohkem ma kartsin seda, et ma pean sinna praami peale sõitma, aga no täiesti haige. Hirmul on nagu suured silmad päriselt ka, sellepärast, et see ei olnud nagu mitte midagi hullu. Nii lebo, ma võtsin üldse nii rahulikult. Mul tuli üldse üllatusena, et Haapsalus on need valgusfoorid. Aga ei, ma sain kõigega hakkama ja võtsin nii rahulikult, kuigi ma olen täiega see inimene, kes nagu kardab linna vahel sõita. Mul on hea meel, et ma käisin. Aga ei, pikemat juttu ei ole ja kohtame juba Lottemaal.
lahti. No, mine sisse. Saad ise või? Mine. Oba. No, vaatame, kuidas rong sõidab. Vaata. Ta lehvitas sulle või? Ma pidin see olemas. Elame oma lapsepõlve seda võtta. Jaa. Täielik lapsepõlve unistus. Täitumas. Täitumas siis, kui oleme 23 ja 25. Julgelt edasi, siiapoole. Kui te mõtlete, et kuhu peaks minema, siis otse. Täpselt. Ainult otse. Nii kaua, kuni näete vasakut kätt ühte roosat majakest. Täpselt sama roosa, nagu teie kleit siin. Mul võiks olla, vaata, see GoPro nagu siin niimoodi kinnitatud. Tubli! Jaa. Praegu mahub peitu ka sinna sisse või? Mine korra. Tšau! No? Vaata, kas näeb meid siit. Kuku! Ainult silmi on näha. Issand, ainult silmad. Helendab päris hirmused tegelikult. Jaa, oli küll, jah. Jah. Creepy! Paluks kinni, jah? Jah. Nii, pane kinni. Super! Püha jumal, kui suur. Ei, siin ei pea jalanõusi ära võtma. Preven võttis jalanõud juba ära. Väga viisakas oled. Väga viisakas poiss oled. Ainult see, et jätab igale poole need plekid. Jah. Üks teisele teise. Siin ei pea ära võtma, Preven. Aga siin majas elab Lotte, Preven. Ja tule! Tule! Lükka! Ei lipise eriti, jah? Teeme vähe hülgeteppu ka või mis? Võtame, lapsed, kas te mäletate, mis asi see oli? Võtame sädega ära. Ma ei varasta oma laenu, ma annan pärast tagasi. Tahad ka teha vana mängu või? Näita, kuidas sa tegid seda. Aitame. Saidki kätte või? Pankook. Pannkoogi püüdsid või? Täitsa lõpp. Ma tahaks ennast siia sisse kasta päris juba. Nii, alla Preven niimoodi, vaata niimoodi. Üles. Jaa. Pead pumpama kogu aeg seda üles. No, juba vaikselt tuleb, tubli. Suru. Raske või? Mine siis. No vaatame edasi.
Oo. Aina metsa. Preven, sa oled harjunud, jah? Ossa, kui kiire see oli, Preven. Tagasi ka või? Nii tore oli, onju. Sinna pead tagasi minema, onju. Megatuul on siin lihtsalt ebareaalne. No teeks vahepeal update'i ka, kui me oleme jõudnud McDonaldsisse. Esiteks ma ootasime 20 minutit seda tellimust. Ma ei tea, mis värk sellega oli. Aga kuidagi nagu ei liitu meie tellimust. Kõik said juba enda tellimusi kätte värki. No see selleks, ei ole hullu. Igatahes peale Lottemaad mõtlesime, et lähme randa. Aga Lottemaal seal oli nagu nii palav. Nagu see oli tõesti palav, jah. Mingil määral oli tuult. Aga no seda ei oleks osanud oodata, et nagu seal rannas nagu nii tuuline on. Seal oli nagu väga-väga tuuline. Mul tunne, et igal pool on liiva. No, Preven sai natuke sulistada ja sai selle tarbeks ostetud Pepkost see rannamatt ja Prevenile ujumispüksid, sellepärast, et me nagu ei osanud arvestada, et me lähme randa. Et ma nagu eile sain ka enda teada, et seal Lottemaal on üldse mingi rannakoht, kus saaks käia. Aga ma ei tea, mul ei tulnud hommikul kuidagi meelde see, et võtaks need asjad ka igaks juhuks kaasa. Aga noh, läks nii nagu läks ja Lottemaal oli nagu tõesti väga-väga tore. Ja see, et muidugi Keili töö poolt sai selle põhimõtteliselt nagu puhta muidu, pluss veel toitlustus ja kõik nagu ideaalne. Päriselt ka. Nii, tänapäev on väga mõnsa. Aga ma olen super väsinud. Ma olen nii väsinud, ma ei mäleta, millal ma viimati olin nii väsinud. Nii et koju minnes ma arvan, ma kohe peapatti puudutama magan. See härra seal taga jääb, ma arvan, mõne sekundiga magama, kui ta on ära söönud. Nii et jah, ma nagu ka ainult ootan koju jõudmist. Ma arvan, siinkohal lõpetamegi selle vlogi kohe ära, sest et mul on niigi Saaremaa vlog veel täiesti editamata. Nii palju asju teha. Nii et näeme teiega järgmises vlogis. Minge Lottemaale, tõesti oli tore. Tšau, paka!